Aga see pole enam nali, vaid tõeline spioonidetektiiv, milles võib osaline olla Venemaa. Laupäeva õhtul sureb Lindsey Graham, Ukraina peamine lobist USA kongressi senatis, kes oli eelmisel päeval naasnud Kiievist. Ja juba pühapäeval selgub, et haiglasse sattus Mitch McConnell, veel üks vabariiklasest senaator, kes on aastaid survestanud miljardite dollarite abi andmist Ukrainale. Ja vaid kuu aega tagasi süüdistas ta Pentagoni relvade tarnete sabotaažis Kiievile. 2 USA Ukraina abi vedanud võtmeisikut 2 päevaga. Üks suri, teine sattus haiglasse ja internet plahvatas kohe. Mõjukas magaliige, blogija ja Donald Trumpi suursõbranna Laura Loomer tuletas oma 2 miljonile jälgijale meelde, et Vladimir Putini nõunik Aleksander Dugin nõudis täpselt 4 kuud enne Lindsey Grahami surma avalikult Ameerika senaatori likvideerimist. Iraan kutsus samuti nädal enne seda üles Lindsey Grahami tapmisele. Ja siin on teile kokkusattumus, muidugi paneme selle sõna jutumärkidesse, ka McConnell satub haiglasse. Selles saates arutame 3 asja, mis tegelikult juhtus Mitch McConnelliga, kuidas sündis vandenõuteooria vaid mõne tunniga, miks vandenõu näib nii veenev ja miks faktid tõenäoliselt räägivad hoopis vastupidist ning lõpus kõige olulisem. Lindsey Grahami sanktsioonide asi Venemaa vastu ei surnud õnneks koos temaga. See muutus veelgi karmimaks ja Moskva tunneb veel Lindsey Grahami lööki. Minu nimi on Aleksei Bitši ja arutame koos kõiki neid teemasid. Aga enne kui alustame, palun tellige seda kanalit. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Olen tänulik just teie tellimuse eest. Nii et praegu toimub Washingtonis tõeline detektiivilugu. Kohe pärast senaator Lindsey Grahami surma, sõna otseses mõttes järgmisel päeval, satub haiglasse veel üks Ukraina lobist, Mitch McConnell. Nagu selgus, ei olnud ta juba mitu nädalat tööl käinud ja see ise tekitas kuulujutte. Pühapäeval, päev pärast Lindsey Grahami surma, tegi ta avaliku avalduse. Järgneb tema tsitaat. Arstid kinnitasid, et mul ei ole luumurde ega ajupõrutust. Mul ei olnud infarkti ega insulti. Mul ei ole kasvajat ega verejooksu. Siiski kaotasin ma lühikeseks ajaks teadvuse ja mind viidi haiglasse. See kõlab sama kummaliselt kui lugu Lindsey Grahamist. Tundub, et ta oli terve, kaebusi polnud, aga mingil põhjusel kaotas teadvuse ja oli peaaegu surmasuus. Praegu on Mitch McConnell taastusravikeskuses. Senati saali hääletama ta veel ei saa naasta, kuid tema sõnul töötab ta endiselt tihedalt seadusandliku päevakorra kallal. Koos avaldusega avaldas Mitch McConnell ka foto, kus ta on koos oma naisega ja hoiab käes Washington Posti ajalehte, mis on avatud pühapäevase numbri spordirubriigile. See on selline klassikaline võte justkui tõend selle kohta, millal foto tehti. Nagu, vaadake, ma olen elus, see on täna tehtud, mul on käes tänane ajaleht ja nii edasi. Ehk siis, Mitch McConnell mõistis, millised raskused on olemas. Kuulujutud temast hakkavad nüüd levima seoses Lindsey Grahami surmaga. Tundub, et Mitch McConnell on juba 84-aastane ja selles uudises pole midagi erilist. Vanainimesed satuvad vahel haiglasse. Aga selleks, et mõista, miks tema hospitaliseerimine on samuti uudis, tuleb teada tema rolle. Mitch McConnell on endine vabariiklaste juht senatis. Inimene, kes Joe Bideni presidendi ajal surus läbi miljardite dollarite eraldamise Ukrainale, isegi vastupanust hoolimata. Oma enda vabariikliku partei vastupanust hoolimata. Praegu juhib ta kaitse-eelarve assigneeringute allkomiteed. Ja nüüd tekib kahtlus juba Ameerika Ühendriikide presidendi administratsioonis endas. Tema viimane kõlav samm, Mitch McConnelli viimane suure tähelepanu pälvinud samm, on administratsioonile äärmiselt ebamugav. Aprilli lõpus avaldas Mitch McConnell Washington Postis arvamusartikli, kus ta süüdistas Pentagoni sabotaažis. Ta ütles siis, kongressi poolt heaks kiidetud $400 miljonit Ameerika relvastuse ostmiseks Kiievile seisab Pentagonis tolmu kogumas. Raha on reserveeritud. Kaitseministeerium keeldub aga selgitamast, miks neid pole üle kantud. See tähendab, et ta sisuliselt ründas Valget Maja ja Pentagoni süüdistustega. Järgneb Mitch McConnelli tsitaat.
Donald Trumpi püüd lõpetada sõda on üllas eesmärk, kuid tähtis on ka rahu hind ja selle stabiilsus. Pentagoni lähenemine, mis seisneb Ukraina toetamise venitamisega, on sisuliselt sama strateegia, mida järgis president Joe Biden. Kõhklus Ukraina vajaliku abi andmisel nõrgendab tema võimet enda agressiooni eest kaitsta ja õõnestab diplomaatiliste läbirääkimiste väljavaateid. Ehk siis meil on tegemist inimesega, kes avalikult süüdistas omaenda administratsiooni abi andmisel lämmatamises Ukrainale. Muide, Lindsey Graham oli veelgi sõjakam ja kutsus pidevalt üles Ukrainat aitama. Ja äkki üks suri, teine on haiglas. Ja isegi MAGA liikumise pooldajad nägid ootamatult Graham'i ja McConnelli loos just Vene jälge. Miks see on üllatav? Sest MAGA oli sageli just nimelt Venemaa meelne. Nad levitasid Kremlile kasulikke narratiive. Ameerika interneti reaktsioon oli välkkiire. Ja siis Laura Loomer, see MAGA mõjutaja, kellel on 2 miljonit jälgijat ja kes on Donald Trumpiga sina peal, alustas esimesena. Lindsey Grahami surmapäeval postitata sotsiaalvõrgustikus X. Tsitaat. Alexander Dugin, üks Vladimir Putini nõunikest, kutsus hiljuti üles senaator Lindsey Grahami tapmisele. Ta ütles, et maailm oleks parem ilma Grahamita. Eile viibis Lindsey Graham Ukrainas, kohtus Zelenskiga, kutsus üles uutele sanktsioonidele Venemaa vastu ja lubas Ukrainale rohkem toetust. Päev hiljem on Lindsey Graham surnud. Vaja on uurimist. Siin võib mõista, et Laura Loomer on üks neist vabariiklastest, kes kogu Venemaa täiemahulise sõja jooksul Ukraina vastu on täielikult levitanud Venemaa narratiive. Aga siis mais saadab ta oma toimetaja Ukrainasse. Too näeb, mis toimub. Ta satub just nendesse 2 päeva, kui Venemaa pommitas massiliselt Ukraina linnu. Ta näeb seda kõike ja lihtsalt, on täiesti jahmunud. Ta oli šokis. Sellest ajast alates teatas ta, et on Ukraina poolel. Mul on temast täiesti eraldi saade sellel YouTube'i kanalil, seega soovitan tellida, et selliseid uudiseid mitte maha magada. Aga sellega Laura Loomer ei piirdunud. Hiljem ta kirjutab. Tuleb märkida, et Putini nõunik Alexander Dugin kutsus täpselt 4 kuud tagasi üles just Lindsey Grahamit laiaks litsuma. Kas Venemaa tappis just USA senaatori, küsib Laura Loomer. Hiljem pöördub Loomer taas Valge Maja poole ja kirjutab uuesti. Tsitaat. Kas Graham mürgitati välisvaenlase poolt välismaal või pärast USA-sse naasmist? Mida tema töötajad mõtlevad fraasi lühike ja äkiline haigus all? Kas on mürk? Edasi pani ta kõik pusletükid kokku ja jälle Laura Loomeri tsitaat. Venemaa saatis just delegatsiooni Haminei matustele Teherani, kus islami revolutsioonilise kaardiväe korpus ja matuste korraldajad kutsusid üles mind, president Trumpi ja senaator Grahamit tapma. See ei ole vandenõuteooria. Meil on vaja teada, kas senaator Graham on Iraani või Venemaa poolt märgitud kui likvideerimise sihtmärk. Vaja on kohest toksikoloogilist raportit ja see on väga oluline moment. Jätke see praegu meelde, me tuleme selle juurde veel tagasi. Ta ei olnud üksi. Podcaster Clint Russell, samuti justkui konservatiivne vabariiklane, kirjutab. Graham käis eile Ukrainas droonitehast inspekteerimas. Venemaa õhkis selle objekti täna. Ja täna õhtun teatatakse, et Graham on surnud väidetavalt ootamatu haiguse tõttu. Ma ütleksin, et Venemaa õhkis Lindsey Grahami. Endine Fox Newsi produtsent Kylie Jane Kramer vihjes juba Iraani jäljele. Ja konservatiivne publitsist Anthony Galli läks veelgi kaugemale kui kõik teised ja nõudis Trumpilt, et ta alustaks, tsiteerin, operatsiooni Lindsey Graham. See tähendab sõjalist operatsiooni. Vastus Iraanile ja Venemaale juun, kui nad osutuvad senaatori surma põhjustajateks. Ta ütleb, et lööme üldse Iraani ja Venemaa pihta, kui selgub, et nemad on süüdi Grahami surmas. Aga see on, nagu öeldakse, kõik blogijad. Jah, võib öelda, et keegi seal tõstab kära. Aga tõelist õri tulla valas juba FBI direktor Kash Patel, kes teatas, et föderaalne juurdlusbüroo aitab kohalike võime ja on andnud kõik vajalikud ressursid. See tähendab, et Kash Patel vihjas, et FBI tõepoolest uurib Lindsey Grahami surma.
Aga oldem objektiivsed. Jah, praegu jookseb kogu pilt väga kenasti kokku. Dugin, Kremli ideoloog, nõuab avalikult, nagu ta ise väljendas, et Graham tuleb purustada. Iraan kuulutab Grahami sihtmärgiks. Hemeni matustel kõlavad üleskutsed teda tappa. 10. juulil teatab Lindsey Graham Kiievis, et on Valge Majaga kokku leppinud põrgulikud sanktsioonid Venemaa vastu. See tähendab $500 maksu impordile riikidest, kes ostavad Vene naftat. 11. juuli õhtul leitakse ta surnuna. 12. juulil satub teine senaator, kes samuti toetab abi Ukrainale, haiglasse. Kui neid fakte sellises järjestuses esitada, siis pilt kujuneb iseenesest. 2 Ukraina toetajat, 2 päevaga üks sureb, teine satub haiglasse. Vaatame nüüd kained sellele olukorrale otsa. Räägime Lindsey Grahamist. Esmane surma põhjus on aordirebend. See on klassikaline, hästi uuritud seisund, mis on äärmiselt iseloomulik meestele. Üle 70 aasta vanustele, kellel on hüpertensioon. Praegu pole ühtegi lahkamisaruannet, mis viitaks mürgistusele. Ametliku kuriteo järeldust pole. Puuduvad tõendid Venemaa, Iraani või kellegi teise seotuse kohta. Isegi senaator Tim Scott rääkis südameinfarktist. Pärast Ukrainast naasmist kurtis Graham rindkerevalu üle. See tähendab, et sümptomid olid juba enne igasuguseid ootamatusi olemas. Aga, kuid asjaolu, et föderaalne juurdlusbüroo osaleb selles loos, viitab sellele, et me lihtsalt ei tea veel kõiki üksikasju. Mitch McConnelli kohta. Ta on 84-aastane. Lapsena põdes ta poliomyeliiti ja tagajärjed on hakanud avalduma just viimastel aastatel. Ta on juba korduvalt kukkunud, luid murdnud, teadvuse kaotanud. Ühel korral jäi ta pressikonverentsil lihtsalt seisma. Ta lihtsalt ei suutnud kõlet jätkata. Ta lihtsalt tardus. Aga jällegi, see on liiga kummaline kokkusattumus. Nii Graham kui ka McConnell on vabariiklaste seas tulihingelised Ukraina toetajad. Aga olgem ausad, skepsis ei ole sama, mis kindlus. Võib olla erinevate versioonide suhtes skeptiline, kuid ei saa olla kindel, et need on valed. Lindsey Grahami surma toksikoloogiline aruanne ei ole veel olemas ja nõudmised ja Laura Lumeri nõudmine seda uurimist läbi viia ei ole iseenesest absurdne. Venemaal on dokumenteeritud ajalugu just mürgitamiste osas. Litvinenko, Skripalid, Navalny ja Lindsey Graham oli ametlikult Venemaa tagaotsitavate nimekirjas ning Venemaa terroristide ja äärmuslaste nimekirjas. Nii et õige seisukoht kõlab minu arvates nii. Näidake meile toksikoloogilise aruande tulemust. Kas Graham mürgitati või mitte? Kui ei, siis kõik küsimused kaovad. Aga teate, selle saate peamine järeldus on ootamatult hoopis millestki muust. Lindsey Grahami juhtum ei surnud koos temaga. Kremlis ilmselt hingati kergendatult, arvates, et Grahami surm seab kahtluse alla uued USA sanktsioonid Venemaa vastu. Just Lindsey Graham oli see, kes edendas põrgulike sanktsioonide ideed Venemaa Föderatsiooni vastu, kuid juhtus vastupidine. Täna, 13. juulil esitati USA kongressis radikaalselt laiendatud versioon. Selle seaduseelnõu versioon, ja siin ongi see võtmemuudatus, mille pärast tasub üldse see saade lõpuni vaadata. Ma selgitan kohe. Seaduseelnõu vana versioon, mida toetas Lindsey Graham, kõlas järgmiselt. Washingtoni vastus Moskva keeldumisele rahust sõltus peaaegu täielikult Donald Trumpi isiklikust tahtest. See tähendab, et sanktsiooniku valda oli Valges Majas laual, kuid kas sellega lüüa või mitte, otsustas ainult ja eranditult Donald Trump. Ja siin on seaduseelnõu uus versioon. See kõlab nii. Märkimisväärne osa sanktsioonidest jõustub automaatselt 30 päeva pärast selle seaduse vastuvõtmist. Ilma Donald Trumpita, ilma tema nõusolekuta või tema tujuta, ilma tema kauplemiseta Vladimir Putiniga. Kõik on lihtne. Kui Venemaa ei pea rahu läbirääkimisi, mida ta ka ei tee, rakendatakse talle automaatsed sanktsioonid. Ja sanktsioonide ulatus on täielik. Finantssektor, energeetika, laevandus, investeeringud. Lisaks säilib peamine relv. Need tollimaksud kehtivad iga riigi suhtes, kes jätkab Vene nafta ja gaasi ostmist. Lisaks veel löök ettevõtetele, kes aitavad Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida. Sellel eelnõul on juba 85 kaasautorit senatis. Sellest piisab isegi presidendi veto ületamiseks. Ja nüüd Lindsey Grahami kaasautor, demokraat Richard Blumenthal, nõuab hääletamise kiirendamist, sõnastades selle lihtsalt Putin. Ei vääri lisaaega.
Kokkuvõte. Jah, kokkulangevused on väga õõvastavad. Suri senaator, kelle kohta Aleksander Dugin nõudis, et ta tuleb purustada. Ja Iraan mõistis ta hukka päev pärast seda, kui ta kiitis heaks sanktsioonid, mis võivad Kremlile naftatulud kokku kuivada. Järgmisel päeval satub haiglasse teine senaator, kes toetab abi Ukrainale. Ja et lõpetada kõik manipulatsioonid, peaks uurimine lõpuks avaldama Grammy surma toksikoloogilise aruande. Ja mis tõesti oluline, kui keegi Moskvas tõesti rõõmustas Grammy surma üle, siis avastas šampanja liiga vara. Sest seaduseelnõu, mis väidetavalt suri koos autoriga, on nüüd taaselustatud palju ohtlikumal kujul. Varem, nagu öeldakse, oli sanktsioonikubalda Donald Trumpi käes. Ja tema võis sellega lüüa või mitte lüüa. Nüüd langeb see ise. Sisuliselt 30 päeva pärast selle seaduseelnõu vastuvõtmist Grahamit enam pole, aga tema põrgulikud sanktsioonid jäid siiski alles. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused kommentaaridesse. Olen kindel, et teil on selle teema kohta kindlasti midagi öelda selle osa all, seega kirjutage kõik, mida arvate. Seal saab ka selle osa teemal arutleda. Tellige kanal, pange like ja vajutage kellukesele, et saada teavitusi uute osade kohta. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!